sa juba harjutad või? Ja mine. Jee, ma jään püsima! Jaana kindlasti midagi varjab. Ma kindlasti millegagi sellisega proovinud tegeleda. Mehed, ärge alahinnake seda ja tulge ise ka proovima. Kerlen ja pöörlen, täna mind kätel kanna. Ma liigu edasi. Liigu! Läks ikka kiiresti. Hei, mina olen Jaana. Hei, mina olen Charlotte. Ja see on Nullist tegijaks. Iga kord proovime me uusi spordialasid ja toome need teieni videosilla vahendusel. Ja selleks, et meie kahekesi saaksime aru, mida me üldse teeme, oleme iga kord kaasanud ka oma ala spetsialisti, kes näitab meile, kuidas asi tegelikult käib. Esimestes osades proovisime pigem meestele kuuluvaid spordialasid, aga seekord oleme ette võtnud hoopis midagi naiselikumat ja palju seksikamat. Nimelt proovime postitantsu ja kuna me ise oleme ka naised, siis võiks öelda, et see väljakutse on meile lihtsam. Saame näha! Tere, tüdrukad! Tere, Ilona! Kaua sa seal üleval olid siis ka? No, mõned tuublid ikka olin. Enne kui me suundume siis päris postitantsu juurde, räägi meile, kuidas sa ise selle teekonna leidsid ja kui kaua sa sellega tegelenud oled? Ma olen tegelenud üle 10 aasta nüüd. Päris kaua ja üle 9 aasta sellest ma juba õpetan posti ja uudishimust nägin Instagramis ägedaid videosid, siis mõtlesin, tahaks ka nagu. Kuidas suhtutakse postitantsu? Tänapäeval on erinevaid arvamusi, et küll on inimesi, kes siiamaani arvavad, et postitants on midagi sensuaalset, mida tantsitakse ainult stripiklubides ja tehakse ennast paljaks. Ja samas on ka palju inimesi, kes saavad aru, et see on suur töö ja on vaja ikka midagi osata selleks, et selle alaga tegeleda. Sa mainisid, et suur töö. Mis on selle ala kõige keerulisem osa? Tehnika ja baas. Tehnika ja baas on 2 suurt asja ja kui me paneme võrdlema seda, mida meie teeme ja mida me täna teeme ja seda, mis tantsitakse kuskil klubides, on hoopiski 2 eri asja, sest meie tegeleme ikka spordiga siin ja täna saame katsetada ikka palju asja. Kätetrenni. Kätetrenni tuleb ikka, jah. Millist varustust üldse üks siis postitantsija peaks kasutama? Või mida te kasutate? Me kasutame posti. Ilmselgelt posti. Me kasutame magneesiumit või siis erinevaid vahendeid, mis annavad meil parema haarde postil. Et saate täna ka proovida. Millele üks algaja peaks keskenduma, kui ta tuleb postitantsu? Esialgu ta peab võtma hea tuju kaasa. See meil on. Ja kindlasti kõige alguses keskenduda iseendale. Väga tihti inimesed hakkavad vaatama teisi, kuidas neil välja tuleb ja tahavad kohe sammu tulemusi saavutada, aga ilmselgelt see on võimatu. Ja tehnikale. Tehnika on väga oluline osa sellest, et mis meil välja tuleb. Enne veel, kui palju sinikaid meil trenni lõpuks on? Seda ma küsin pärast teie käest mõned päevad hiljem. Üks asi on need sinikad, teine asi on see, et mis uusi lihaseid te hakkate tundma peale seda trenni. Kuulge, ma olen valmis. Teeme ära. Tavai. Jaana rohkem valmis kui mina. Tavai. Teeme ära. Ja alustame siis pea siis kõrvale. Ühele ja teisele poole. Käisid krõpsu. Oli kuulda ka või? Krõkse. Pärast saab teada. Pea ette taha. Õlad taha. Kuule Ilona, sul on väga ilus muskel. See natuke teeb mind murelikuks, mul süükt musklit ei ole. Täna saad. Kusjuures isegi selle harjutusega tunneb nagu kerget juba mingit lihaspinget siin või ma ei tea. Ma ei saa ju ainuke olla. Sa oled ainuke. Okei. Puus. Mu lemmikosa. Seda mul ei ole.
põhiline on see, et me harjutame tegelikult esmalt käte ja seljajõudu ja see painduvus tuleb kaasa lihtsalt mingist hetkest. Nii, lähme alla. See on mu lemmikharjutus. Oota, palju sul on nüüd see? 10. Mul oli ammu juba 10. Nii, ja üks harjutus veel. Põhiline on see, et te vaatate ette. Ja tõstate üles. Väga hea. Otsa nugid. Väga hea. Okei, nüüd me liigume edasi postiharjutustega. No nii. Esialgu peab posti tegema puhtaks. Vahend on siis meil piiritusega, ehk siis see on selleks, et meil oleks haare postil olemas. Nüüd siis päris osa juurde. Võtke kaelas alusesse kinni ilusti, teine käsi üleval. Puust natukene ettepoole, et väga palju ärge pange niimoodi, et sirge selg jääb ikkagist. Ja siit tõstame jalad lihtsalt ülesse. Tarsani tunne on veits. Väga hea. Lihtne. Okei. Te seisate suht posti lähedal. Sisemine käsi, ehk siis see, mis on posti juures, on üleval, tõmbab. Ja välimine käsi on siin kõhu juurest ja ta lükkab postist eemale. Et alumise käega väga palju me ei hoia kinni, me hoiame enamus ajast selle ülemise käega, ehk siis tõmbame ennast ülesse. Ja nüüd, mis teevad jalad? Esimene jalg alustab liikumist, ehk siis sisemine jalg alustab liikumist väljapoole. Selleks, et teil siit oleks tunne, kuidas teil õlg venib, et raskus läheb siia õla peale. Ja siis teine jalg liigub kaasa, teeb ringi ja 2 jalga ette tuleb. Ja kui sa näed, et sa ei keerle, see tähendab seda, et sul on väga hea haare. Sa pead seda natukene lõdvemaks laskma. Minekut! Ja. Väga hästi. Ja nüüd, kui sa keerlesid selle tooli ära, sa tõstad jalad üles ja viid teise käe taha. Okei. Et samal hetkel, kui sa viid jalad ülesse, sa viid käe taha. Ja hoia põlved kokku, siis on lihtsam. Jumal, nüüd läks nii kalla. See välimine jalg. Tänu sellele sa saad hoogu. Siit nagu nii või? Ja. Okei. Minekut. Ütleme nii, kui postitantsijana asja ei saa, siis poleeri sul kindlasti. Pepu liiga suur. Üksinikas. Proovige teiselt poolt ka, et võib-olla teine pool on lihtsam. Noh, kuidas tunne on? Hea tunne on. See on nagu trenn ikka. On tõesti trenni eest. See on alles algus. Oi. Teeme järgmist harjutust. Alustame koos. Kõht ja rind läheb posti peale. Käed on umbes silmade kõrgusel. See peaks teil lihtne olema teie jaoks. Ja siin viime raskuse nüüd kätele. Ehk siis hakkame vaikselt istuma ja jalad viima taha. Ja varbad venitame ka. Ja kui see on lihtne, siis saate ka pea taha panna. Ja Jana, väga hea. Miks ma tibisan? Tee post puhtaks. See oli juba täitsa mõnus harjutus, jah? Ja Jana, nüüd on sinu etteaste. Teed selle harjutuse ära. Siia taha. Ja nüüd vedid mõlemad jalad ette. Oi. Vii põlved taha. Ja. Ja. Sa saad jala peale panna, vaata. Üks jalg läheb teise jala peale. Nagu istuksid, vaata. Nagu istud, vaata. Nagu tahaks väga pissile minna. Väga tahad pissile minna. Ma tulen suurde. Paned siia ülesse. Okei. Oota, sa seisid enne 5 minutit seal üleval niimoodi, jah?
kõhuga vastu posti ja alumine jalg sirge just ja nüüd liigud kõrvale siia rohkem. Vii see käsi, vaata, sul ei ole ruumi. Vii see käsi siia alla täitsa. Just. Ja nüüd hakkad, anna siia tagasi. Ja nüüd see käsi, pane see tagasi. Pane allapoole. Anna see käsi, lase lõdvaks. Lase see lõdvaks. Ja nüüd see läheb ette, paned õla postile, just. Ja siin sa ilusti istud. No väga hea. No. Kõrvetas on ju. Täitsa seksikas tunne oli korraks. Tee sirgeks. Ja mine. Tee alumine jalg. Sirgeks. Ei saa. Valus. Sul on väga valus. Jah. Põhiasi on see, et jalg läheb siia ülesse. Okay. Ta ei jää keskele, sest kui on keskel, siis on väga valus, nagu ikka väga valus. Kui te panete ülemise jala peale, siis teil natukene balansseerib see ära teie seda raskust. Liigu. Pane see taha, selja taha. Ei salgu. Jups. Ja varbad. Väga hea. Ja tagasi, kui sa tahad tulla, siis sul on vaja esialgu, stopp. See käsi läheb siia tagasi ja nüüd hakkad selle käe ära võtma. Ja nüüd sa saad lihtsalt vabalt alla tulla ilusti. Kui te tunnete, et teil käed, jalad, post libiseb, mis iganes, et siis saate võtta magneesiumi. Natukene hõõrute sisse, mitte väga sügavalt ja siis panete seda postile. Enamus jääb postile pigem. Ja väga kõrgele pole vaja, et sinna väga kõrgele me ronima ei hakka. See on mu lemmikliigutus. See jalg, sisemine, läheb nii kõrgele, kui te saate panna. Ja nüüd te peate istuma jala taha osale. Et puus läheb natukene välja poole. Oota, sa natukene kiirustad. Istud. Nüüd sama käsi võtab jala kinni ja siis teine käsi läheb ülesse, hoiate ja jala viite ülesse, võtate põlve alt kinni. Võta põlve alt kinni. Võta. Teiselt poolt. Oot, just, võta kinni. Võta kinni, ma millest aru ei saa. Ja, sul on väga õige, ma tulen su juurde. See kannikas, pane siia veel. Veel või? Nii või? Ei, pane lihtsalt alla, istu. Oot, just. Sõrmed peavad vabad olema. Selle käe sõrmed peavad vabad. Sõrmed. Sõrmed, nii. Oot, ja nüüd tõsta. Võtsid tugevalt kinni. Ma loodan. Ma jään püsima! Nüüd teeme posti lahti, paneme keerlevaks, ehk siis meil on vaja seda alumist osa tõmmata ülesse ja keerata ühte pidi, et vaadake, et kas teil post läks lahti. Ma isegi ei märganud seda osa alguses. Nüüd me võime siit, ma näitan lihtsalt, kuidas te saate täitsa erinevat jalgu siin panna. Üks variant, kaks variant, mõlemad oled sirged. Pöörate posti suunas näiteks. Et siin on päris palju erinevaid asju, mida saate teha. Issand, sa oleks võinud esimese asjana mõistan. Mehed, ärge alahinnake seda ja tulge ise ka proovima. Väga raske on. Ja, aga teeme võistlust või? Davai. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Jälle Charlotte. Jälle mina. Kuidas see võimalik on? Elus esimest korda ma oleks nõus minema esimest korda. Olgu, edu sulle. Aitäh. Mina olen valmis. Nii, tooli asend. Varbad. See oli okei. Siis teistpidi ka. Ja. Nii, siis meil oli see jagatud. See oli rippumine. Nii. Asja. Põlved taha. Yes. Ja nüüd ette ja ilusti sirutad ennast välja. Üks kord saab ühte trikki teha. Kuule, mitu korda sa teinud oled asju?
nii. ja nüüd mine siia kõrvale. Just, peaaegu. No, teine käsi. No, peaaegu. Ma mõtlen lõppu ja selle ka siis. No nii! Martiinisid ei joogi täna või? Täna ei joo jah, täna pühapäev, homme tööpäev ikkagi. Aitäh teile! Tubli! Siuke 50-st, väga hästi. Vaatame, mis sina saad siis. Sinu kord, palun. Ja siis käisid posti külge ka veits, on ju? Miks te nii vait olete nüüd? See vist oli nüüd lihtsalt Ei. Juba kõik vale, Jaana. ma mäletan neid seda. Ei. Ei olnud. Täitsa esimene asi. Jumal. Kõige esimene harjutus, mis me tegime. Kus sa lendasid siia tooli? Ikka jah. Ikka mäletan. Tarbad, põlved. Väga ilus. Lehvita juukseid ka ikka. Ja nüüd seljana. Ei tahagi maha tulla. Hakkas täitsa meeldima. Jäädki sinna. Ain mäluga on probleeme. On küll. Nii. Siis see istumine, mis sulle kõige rohkem meeldis. See. Yes. Aga laulumine jalg on sirge. Osso. No, see väga tubli. See väga tubli. Aba. Atsa. Väga ilus. See oli see kõige raskem. Ja, see oli see kõige raskem. Istu veel nagu vist palju rohkem sinna alla. Keerleb ju. Ja võta see jalg kinni. Kust? Välimine jalg, see, mis sul on, ripub niisama. Just, võta. kinni. Väga hea ja sirgeks selga tee lihtsalt praegu. Ma ei julge kätt lahti lasta. Ära lasegi praegu, see on ka ilus, aga tee selg sirgeks. Jep, väga ilus. Sirgeks. Ja. Ka ilus. Aga Jaana kindlasti midagi varjab. Kindlasti millegagi sellisega proovinud tegeleda. Ma olen lihtsalt loomulik talent. Te mu kintsa tahate näha või? Ei taha. Võin näidata. Ülipunased. See on see sinikas, millest me video alguses rääkisime. Väga mõnus. Homme ma arvan, et see valu veel mõnusam. Kahjuks võib ta nii olla, jah. Aitäh! Nüüd vaatame, kuidas asi tegelikult käib. Nii ilus. Ja täitsa üles välja ja. Oho. Oi. Kõnniks õhul. Krooniks on praegu aasta kõige seksikama naise valimised. Väike hind. Valige. Ossa. Bravo! See... Jaa. Lihtsalt nagu pole saanud. Ilana, kas sul on praegu treenivarustus ka seljas täitsa ekstra? Et see ongi nagu päris... Sega praegu. Artist teeb tööd. Jee! Kuidas meil läks? Kuulge, te olete väga tublid tõesti. No, mul on endiselt kahtlusi, et kas sa oled varem proovinud seda spordiala. Väga graatsiline oled, väga hästi teed neid elemente just nimelt. Selg on veniv ja väga ilusad jalad ja kõik. Sul on jõudu väga palju, et selles mõttes kõik need jõuharjutused on 100% sinu teema. Yes. Et kuigi täna me keskendusime rohkem baaselementidele, kus ei ole nagu võimalus näidata kõik oma parimad omadused ära. Et siis kindlasti, kui harjutada, siis need jõuharjutused, igasugused table topid ja lipud ja kõik muud asjad on täpselt sinu teema. Ja sul on ikka need kõik ilusamad ja graatsilisemad asjad. Nagu te aru saite, ma leidsin endale uue ala täna. Ma hakkan postitantsu tegema. Ja
kindlasti võiks proovida. See on, ei mitte klubis. Siis siin klubis. Ka spordiklubis selles mõttes. Ikkagi spordiklubi, mitte mingi muu klubi on ju. Andke meile kommentaarides teada, kuidas meil välja tuli ja mis võiks olla meie järgmine spordiala. Ja kindlasti ärge unustage meie videole like ja subscribe meie kanalile panna. Ciao!